Särks. Tuleme siis sealt tagasi, kus ma eelmine kord teid saatsin, ma mäletan enam, kus ma teid saatsin. Igastahes, täna oleme tulnud siia laagriplatsi teise, et ööseks me ei jää, aga täna me siis midagi näitan ja proovime siin. Täna midagi väga üllatuslikud siin. Et mul on ka uut varustust jälle, pluss on midagi uut maitsmiseks ka. Aga ennem tuleb meil siis teha võtta see lahti. Puud on kõik siia jäänud. Palju õnne meile. Ja siis võtame lahti, viskame lauad välja asjad. Ja vaatame, võib-olla midagi sellist kilestamis ja mingi väikse varjoluse moodi asja ka välja leiutada. Et vahepeal tuli ilgelt padukat, aga nüüd tuleb jälle päike välja. Et jah, peame vaatama. Ma vaatan, et siin ma praegu vaatan, et siis on siin üks kaigas vahepeal alla lennanud. Alla pudenenud, et see tuleb tagasi panna ja siit läheb kohe see ka, et see on siin liikunud, see tuleb paika panna uuesti, et muidu läheb terve katus. Aga okei, see tuleb lahti võtta, kõik lahti võtta siit, laud välja ja siis liigutame paika tagasi, ma vist filmi liiga lähedalt. Mis ikka? Oih, mulla on ainult. Et ma praegu vahetasin mikril siin ühe juhtme välja. Et juhtus siuke asi, et ma seda teist juhet pean vaatama, kas ma kuskilt uue üldse saan. Ja vaatame, pässik on meil, isegi ei tea, kas siin pässikut on, siin ei ole. Aga siin onni juures oli, vähemalt talvel näitas, et on ilus, aga seda ka siin enam ei ole. Et on mädenenud. Pärast me vaatame sinna ühele puule veel, mis mul on siin pandud. Aga okei, ma kakun ta lahti ära. Kogu aeg sajab, tegelikult lagedale saab rohkem. Mets hoiab õnneks kinni. Siin oli eelmine aasta mingi linnupesa ka. Seda siin enam alles pole. Et vast ei ole keegi sinna onni pesa teinud sisse. No nii, et ma arvestan sellega, et meil ei ole siin ju ei paberit ega midagi. Ei muidugi paber oleks ära vettinud, onju. Et see tähendab, nüüd ma vaatan, kas mu kotis ei ole midagi. Mu kotis võib isegi paberit olla. Et siis saame toda kasutada. Et tuli sai nüüd ülesse, et ma panen kaamera paika, siis hakkan näitama, mida uut ma siis muretsesin endale ja hakkame siis midagi huvitavat maitsma ka, mekkima. No nii, et nüüd hakkame siis avama, unboxingut tegema nii-öelda.
et vaatame, mis ma siis juurde ostsin, et 3 asja ostsin juurde täna, siin videos näitan 2 asja, mida ma juurde ostsin siis. Et need 2 asja, mis ma näitan, siis on mul pakitud ühte sisse nii-öelda, et suurema asja sisse on ära pakitud. Et kann. Nüüd saab seda siis põhimõtteliselt tulele panna, et see on roostevabast terasest. Et siin on ka peal ka, et elektriline on ja elektriline, gaas, induktsioon, pliidile võib panna, keraamilisele pliidile võib panna ja soovitame pesta käsitsi, et igastahes, et nüüd hakkame siis tegema vett keetma, et kuigi ta ei ole mõeldud õkkele, aga siin on aga taga, et siia on gaas peale pandud, gaasi peale võib teha, et kui nüüd väikse leegikese sees teha, siis ei juhtu tegelikult mitte sittagi. Et võtame ta siis lahti, et on tavaline kann, et sain 13 euriga selle, Prismast ostsin need kõik asjad, et üks asi tuleb veel, aga see tuleb järgmises videos või ülejärgmises, ei tea veel, kuna ta tuleb. Et esimene asi, mis kõige väiksem asi, mis ma siis ostin juurde, oli siis siukene kahvelnugalusikas komplekt, et see on nüüd kõik koos, et see käib kokku metallist ja kokku käib. Võtame siit seda tilulilu ära, viskame seda tilulilu minema ja ta on siukene siis, siukene, et siin on siis, et see käib siis kokku, see on kõik koos praegu, ma võtan siis nuga ära siit, et hammastega nuga on siukene, siin on ka pudelikurgi avaja lausa küljes, päris äge, no mis või. Siis järgmine asi, mis siis on kahvel on ju, kahvel siukene ork on ju, et söögirelvad on siin siis on ju, ja siis on lusikas. Et see on esimene asi, mis ma siis endale ostin. Et see põhiasi, mis ma tahtsin osta, see on mul ka olemas, aga seda ma siin videos ei näita siis. Nii, sääsed tulevad, tahavad õgida, linnud tahavad süüa. Et võtame siis selle kannu siis välja, see on siis vee keetmiseks. Siin on siuke teekann, näete, vaadake kui ilus. Ja siit võtame ka ära. Kus siis ära käima peaks? Aga mis loogikaga see siia nüüd otsa pandud on? Okei. Selle me tõmbame siit lihtsalt maha. Niimoodi. Nii, paneme selle siia kannekese otsa kohe. Oota, ta ei tule nii lihtsalt ära, et see on hea siin selles. Nii, see teeb ikka väga tugevalt siis. Ta ei tule nii lihtsalt ära, et see on hea siin. Nägite praegu või? Okei. Väga huvitav. Siis teema. Mingi värk on vigane siin. Okei, väga huvitav. Otse kaadlisse ka. Okei, väga huvitav värk, jah. Mul peaks õnneks, sest isegi ei ole mul kaasas ühtegi kruvikat. Paneme siis ta tagasi, proovime panna. Siuke naljakas värk. Et ei hoidnud seda korralikult seal vindi ümber kinni. See siia ja see siia. Väga hästi. Oi jah, no päris nice värk. Mingi Hiina sitt järelikult. Ma tean küll, see polt on liiga lühikene. Keegi on selle poldi nii lühikeseks jätta. Polt on liiga lühike selle jaoks. Ma võtan siit. Võtan selle praegu ära. Et ma proovin siia ühe pikema poldi otsida. Et siin on nüüd see polt on liiga lühike, et selles asi ongi. Miks ta ei taha korralikult jääda. Aga täidame selle veega ära. Ma panen selle lible siia, ma proovin siis saada pikema poldikese sinna sisse homme. Äkki ma leian.
paneme selle vett täis, et me ei tea, palju meil läheb siin. Muidugi kohvitops ei kaasa võtmata ju. Terve küll. Kus me kohvi joome? Väga hea küsimus. Vaatame, kust õnnestub juua. Äkki siit samast selle sees saab juua. Nii, aga siis läheb gaas peale. No ja käib sealt seest, ma arvan küll praegu. Nii. Ja siis... praegu on siuke hea väike lõke ka. Paneme näiteks siia nurka. Selle koha peale. Ega ta eriti kallis ka ei olnud. Et nüüd lähme siis põhiasja juurde, et miks me siis täna siin üldse olemegi. Et esimest korda elus siis avan seda pakikest või asja, noh ongi ta pakikene, milles on siis asjad. Söödavad asjad siis. Ja mida on siis ka väga raske tegelikult saada ja mida on väga erinevaid maitseid, et igas riigis on omad värgid. Et selleks on siis MRE on meil täna siin laua peal siis. Et see on siis Eesti oma on ju. See on siis ratsioon number 6 ehk menüü 6 on ju. Ja see on siis kuivtoidu pakk 24 tundi siis. Et seda 24 tundi sööme, et siin peaks kolm portsjonit sees olema, pluss näkid ja muud kliirav lähed. Et nüüd võtame ja avame selle, võib-olla käib niisamagi lahti, vaatame. See niisama vist ei käi ja. Et võtame ja lõikame ta lahti. Nii. Et vaatame, mis me siit saame huvitavat. Me peaks lugema menüüd ka ju. Loeme menüüd ka ennem, siis enne kui me lahti vaatame sisse. Nii. Krõbe müsli on siin sees. Hakli ja kastekartuliga. Siis on siin pasta bolognese. Autatud sealiha. Tume täistera rukkileib on siin sees. Siis on siin sool, pipar on ju. Siis on sukurt, kohvi lahustav üks. Instant kohve on ju, noh, see ongi seda tee, sidruni ja black, jah. Siis on energiajook apelsini. Energiajookid. Mis asju energiajookid üks tänapäeval sisse vahivärki. Siis on siin pähkel šokolaadis, kuivatatud jõhvikad, energiade batoon küpsise ja kreemiga, närimiskumm, desinfitseeriv salvrätik, 3 tükki, mini kripkile kott siis on ju, ja tikud ka vahivärki. Mis me siis räägib siin? Krõbe müsli piima ja puuviljadega. Okei. Siin on kohe hästi pandud värgid peale, et väidetavad vanematel siis ei olnud siin märgitud suurelt esiteks seda numbrit, kuhuni panna ega seda tablood, mis siin on. Ja siis ei olnud siin seda numbrit ka. Et siin on kirjutatud number 3 ja siin on ka number 3. Et number 3-ni, tasemeni number 3 tuleb vett panna siis. Siuke värk. Et me kohe lahti ei kaku kõike. Et see on siis tõenäoliselt hommikusöök. Et võtame kohe niimoodi lahti ka vaatame, mis on hommikusöök ja mis on lõunasöök. Nii, siit tuli. Siit tuli meil siis maapähkel šokolaadis. See on siis näkid, paneme näkid siia. Nii, siit tuli kohe midagi veel välja. Ja siin on pasta bolognese. Mis järgmisel tuleb? Mingi juba konserv, hakli ja kastekartulitega. See võib ka lõunasöök tegelikult olla, et ei tea, kumb on meil lõunasöök siit. Nii, vaatame siis veel. Siis tuleb meil siit food force on ja mis siit tuleb siis? Energiapatoon. Millega ta siis meil oligi? Küpsise ja kreemi. Samati snäkid tulevad. Tikud. Tikud. Kuluvad ära. Nagu ma ütlen. Nii, mis me siit järgmisena, mis asi see siin on? Lahustuv kohvi, instant kohve. Mis me siis räägitakse siis? Mis firma omada meil oligi? On see nagu vanasti oli või? Räägitakse. Best Kohve OÜ. No ongi. Seesama ikka veel. Uus pakend on midagi. Nii. Siit tuleb mingi purk veel. Nii. Mis asi see asi on? Tume täistera rukkileib.
no see võib ka, see läheb igale poole sinna. Nii hommikusöögiks kui igale poole. Mis siis tuleb veel siit? Hautatud sealiha. No seda saab ka lõunaks näiteks süüa. Ja pastat saab õhtuks. Et pigem ma söön nüüd esimesena vist isegi need tossikute sees, pulkide sees, võib-olla konservide sees olevad asjad, aga ei tea. See on resolapp. See läheb mingi muu tilatööla otsa. Tilatööla, noh. Muu tilatööla oligi meil siin tikud ja paneme siit tikkudes seda. Oi, näe, siin tuleb veel 2 tükki. 2 lapikest veel. Nii, mis see siis on? See paistab olevat suhkur. On ka või? Salt, sool. Läheb siia maitseainete ja jookide juurde. Mida siis sina siis on? See on nüüd see nätsukommid. 2 tükki on siin sees. Lähevad snäkki talle. Ja mis me siis tiit tuleb? Ahaa, mis siis on? Energiajoogi pulber. Kuidas seda siis valmistada? Pistetakse seda lisa 30 ja sega hästi. Ahaa. See läheb pigem siia jookide alla ikkagi. See läheb siia jookide alla. Ja varsti peaks ma vesi ka valmis olema. Mis asi siin sees on? Midagi nagu siin põhimõtteliselt ei oleks, aga ikkagi midagi on. Pipar või? Jah, pipar. Pepper on siin sees. Väga vähe kuidagi on pepperit siin. Kohe on meil kott otsas. Kohe saabki kott otsa. Nii, mis me siin siis on? Siin on siis meil Largest Town in Estonia. Okei, mis siis on? Suhkur. Šahhar. Šahhar on meil siin sees. Mis me siin on? Ka šahhar, jah. Nii, mis asjad need on? Need on kõik saltid, jah. Salt 1 gramm. Pannakse nii väikeste nende tatsikutega. Ja rohkem jällegi, kott sai tühjaks. Kotike sai tühjaks. Kulume midagi jälle, ei tule midagi. Et mis me siis siin jookide ja maitseainetes ongi, on siis sool, pipar, suhkur, kohvi on meil siin siis. Siis on meil siin kohvikriim, ei olegi, kriimerit ei olegi või. Või hõrki. Musta kohvi jooma, okei. See on üks hind. Üks, aga ei tea. Siis on meil see energiajoogipulber, siis meil snäkkides on siin, oli siis meil ka jõhvikad, pähklid ümber see šokolaadi sees pähklid. Siis on meil siin see batoonika, 2 nätsu. Ja siis meil mingi muud tilulilu all on tikud ja definitseerimislapid. Ja siis põhilood, mis meil siin on siis meil see pasta bolognese, müsli, millega täitsa on meil? Banaani ja pliilerood on siin peal. Nii. Ma panen natuke rohkem, sellepärast, et ta kohe ei vaju ära mul. Siin ei vaju ära, teda on päris palju tegelikult. Kuidagi natuke liiga palju on siin teda sees, ma kahtlustan. Aga seda parem ongi. Mida rohkem, seda parem mulle. Mina saan kõhu rohkem täis. Unustasin selle sisse. Ma mõtlesin, kus see on. Ja me panimegi enam täpselt. Aga me vaatame, äkki me saame siia sisse tegelikult teha kohvi ju. See on ju, võtame selle leiva välja, nagu nii me sööme leiva ära, see läheb halvaks muidu. Hallitame. Ime, et praegu pole veel hallitama läinud, on ju. Ja see on see, et kuigi tal on 2014 sinna peale, 2024 peale pandud sellele pakile, sinna sellele pakile. Sihukene leib. Aga huvitav leib. Aha, siin on ikka viiludega. No proovime ära, mis ta siis on. Kas on kõlba või mitte? Nagu natukene nagu tavaline leib, aga natuke kummalise maitsega. Või maitse, või lõhnaga. Lööme siis hambad sisse, ega ma see loll ei ole. Täitsa okk tegelikult. Ma sõin selle ära. Teiseda panen. Siin oli üks kilekott mul ka. Ei olnud õigus, see oli ainult see või.
Aga ei juhtu midagi, kui me siia klippkotti paneme neevad. Ja teeme seda kohvi jaoks kasutada, gaas käib ka peale väga hästi. Selle sisse läheb kohvi siis. Ma ei tea, palju seda vett peaks panema. 200 milli jälle. Kui mitte keevad vett. Ega ta natuke seisab ka siis. Ütleme, mis siit välja siis tuleb. No, nagu tavaline pruun kohvine. Kuid piima siin ei on. Okei, väga huvitav, piima siin pole. Must kohv. Tuleb meil must kohv siis. Nii, ja paneme siia kohe suhkrut ka kõik sisse ära. Vaatame, mis sest kohvist välja tuleb. Ma kukku nöökima või kukku. No meil nusikas ka siin olemas. Must kohv, nagu ikka. Ma olen piimaga kohvi inimene, ma saan vajadusel. Pärast hakkan teid kaasa ka transportida kohe. Asjad, mis järgvad järgmiseks korraks, on see pulber kindlasti, on ju. Juhvikad. Juhvikad, nad on kuivatatud, siis nad ei tohiks riknema minna. Juhvikad jätame selle batooni, mis isegi. Food force. Ja, batooni jätame ka ja võtame pähklit tänaseks. Täna võtame pähklit jäsile. Nii. Ehk see ports läheb sinna. Nätsu võime pärast ära proovida. Näts saab ka tänaseks. Nii. See tilulillud. Üks tilulillu läheb mulle. Teine tilulillu läheb ka sinna. Teiste pakki. Sool. Tee. Sool. Üks sool või see suhkur oli tegelikult ju mõeldud selle tee jaoks tegelikult. No nii, et nüüd uus asi, mis ma siis kasutan, mis ma ostsin endale jälle üks varustus tegelikult, on see, et ma ostsin siis kompuutri endale. See on siis sellepärast, et mul oli loovtööd ka vaja teha. Et tegin loovtöö ka nüüd, kui trükkisin kõik ilusti ära, et ma teen nüüd ka videoid siin, hakkan monteerima. Ma teen ta lahti. Ta ei taha hästi lahti tulla. Nii. Teip on sellepärast, et kaamera oleks kaetud. Need mingid pahalased ei tuleks sisse. Seal on ilusti paber alla, ärge muretsege. Et paneme selle pilli käima, vaatame. Et aku peab umbes 4 tundi tavaliselt mingi Google'i peal. DaVinci ehk see, mis ma kasutan, selle peal 2 tundi maks. Windows 10 Pro on selle peal. Okvärk. Et ma kasutan niisugust rakendust nagu DaVinci Resolve. Et DaVinci Resolve kasutan mina siis. Et avame DaVinci Resolve. Et see on 17, et 18 ma ei oska kasutada. Seda ma oskan kasutada. Seda ma olen kunagi õppinud ka. Et vaatame, mis ta siis räägib. Nii. Et mul on praegu siis pooleli eelmine video tegelikult, et see saab vast homme või ülehomme üles. Täna on, mis ta meil on, 30 mai. Nii, aga võtame, et siin on ainult üle vaadata, natuke üle kontrollida teha ja siis on okki-dokki. Siis saab välja lasta ja teha. Nii nagu näha. Siuke värk, et see on praegu see eksport, aga ma vaatame siit. Mõtleme, kas heli on või? Heli tal on ka. Vaatame, mis ta siis räägib mulle siin. Ma võtsin selle pärast siis, et siia oleks hea õige koha peale teda panna, siis ta õigesti peale ka. Nii. Mis siin toimub? Mingi vilgatus nagu oli. Mingi väike vilgatus vist on, jah. Ja nüüd siis läheb see muna niimoodi. Lõkked on väga hästi. Ja nüüd ma panen siis muna. 10 või? Et siuke on DaVinci. Et siin on väga lihtne kõik asi. Ja selle klipiga on mingi kamma jaana. Sellega mingi plirra-plära on. Et ta on kogu aeg mingi lolli mänginud, et ta laseb ainult ühe korraga neid ja muidu kõik töötab siit selle nupu alt. See siukene linki märk või siukene. Too peaks mõlemad korraga valima, nii heli kui video. Aga ei vai. Ja siin on siis ka mul video 1, 2, audio 1, 2. Sest mul on siin vahepeal mõned klipid veel, mis on taustaks pandud nii-öelda.
no nii, et nüüd hakkame siis seda värki sööma. Soe ka. Oi, mul on kuradi püree siin sees ju. Nii. Et võtame lahti ja vaatame, mis ta siis sees näitab siin. No mingi püree on, nagu paprika haiseb siin, aga ta pidi hakklihaga olema vedatavalt. Jaa. Näeb sees siuke välja. Siuke punane makaronivärk. Et nagu kiirmakaronid, mis on nendes potsikutes siukesed keertudega makaronid, aga ta on ikkagi kiirmakaron. Et nüüd vaatame. Oleme hambad sisse, vaatame, et vast ei jookse sitamaja poole. Täitsa okk-värk ju. Jumal okk-värk ju. Ongi okk-värk. Jumal okk-värk ju, tegelikult. See on nüüd üks asi, mis kõlbab tõesti. Aga ma pole teisi asju söönud ega proovinud peale leiva ja nüüd selle pasta bolognese. Nii. Aga nüüd läheb selle kohve proovimiseks. Kohve. Haiseb küll nagu ma ei tea, mis asi see on. See küll kohvi ei ole. Ma ei ole sihukest kohvi kunagi joonud. Ma ei julge võtta lihtsalt, noh. Ma lihtsalt ei julge seda kohvi suhu võtta. Ärge nüüd ehmatage, kui mul siit suust midagi lendab. Nagu mingi kiirkohvi ikka on, noh. Muuta ei olegi. Nagu äkki lihtsam oleks panna siis juba pätikas teha või? Lihtsamaks nagu pätikas sõjaväärastel teha või? Kui see mingi sitta juua sisse endale, noh. Ja ma ütlen ausalt. Pange siis juba reaalselt kohvipuru. Ja las kallavad selle, nagu nii nad teevad sellest kuuma joogi, mitte külma joogi. Kallaku endale see kuradi vesi peale. Nagu nii nad pliidid teevad veel, lasku keema ja kallaku peale ja 5 minutit on pätikas valmis. Palju parem ka, noh. Kui see mingi sitt. See on see best kohvi, noh. Best kohvi. Nii, aga meil on ühed asjad täna veel. Meil on siis see pähklivärk. Ma võtan siit nurgast natuke lahti. Et ei oleks seda, et minema jookseks mul. Et saaks just pakki tagasi panna. See nagu ei ole see, mida ma arvasin. Pähkel, mis läheb kõige krõmpsti puru. Mitte ei vaju niimoodi nagu mingi kreempuru. Ma vaatan kohe, mis sees on. Okei, siuke värk. Õhuke šokolaadi köhiti ümber, siis mingi kreemike sees ja põhimõtteliselt osaliselt peenemaks siis purustatud pähkel. Nii. Nii, aga nüüd on siis see nätsuaeva, kus ma need nätsud panin. No, siia. Et vaatame siis, mis need nätsud räägivad mulle. Või need nätsud on normaalsed nätsud või mitte. Sinist värvi. Piparmünt nagu ma arvasin. Kange. Oi, mis kangus. Väga kange piparmünt. See ei ole tavaline sorbit. Või mis see on poes. Vaid see on ikka midagi kanget. Kange kraamrist. Ma teen ühe homseks. Taskust. Nii. Need olid päris head. No, 8,5. 10 anname.
näitus on ka jumala hea. Ka 8,5 saab. Midagi on tal puudu, kogus on liiga väike. Mis meil siin veel on? See vilkub siin. Kihvt punased äärd. Kohvi, no kohvi. Kohvi väga kiita ei saa. Kohvi on siukene. Ta on nagu normaalne, ta on lahjem. Ta on lahja nagu kohvi. Ta ei ole nii kange nagu päris kohvi. Päris must kohvi. Aga ta on see maitse natuke imelik. Vot see maitse on imelik. Ja mis ta siis veel saab olla, mis seal veel oleks, on see, et võiks nagu olla teda natuke rohkem. Ja no mis ma veel ütlen, on see, et piim. Et pigem siis juba võtta see best kohvi sealt seest ära ja panna mingisugune araabik näiteks sisse. Et araabiku pisikesed pakikesed. 13 grammised pakikesed sisse. No samasugused umbes. Samasugused pakikesed. Üks teelusiga täis pakki, ühte pakikesse. Ja nüüd võiks olla näiteks 2 pakki. Niimoodi, et igasse söögikorda jätkuks midagi. Või siis olla niimoodi, et on söögikord 1 kohvi, tee ja siis kas mingi 3. tee või teine tee või siis mingi muu jook kui tee või kohvi. Et oleks hea. Ja muidu see pasta bolognese oli väga hea. Tead ma isegi tõstan natukene 8,5 peale. Et jääbki enam vähem 8,5 peale, kohvi on siukene 5,5-6. Midagi siukest. Kohv võiks tõesti parem olla. Ma ei tea, mis see vilgub siin. Mingi viga on sellel. Aga okei. Mis ma sellest siis hindan, on see, et sita võtab külge. Sita jätab küll külge. Mingid igasugust sita jätab külge. Aga muidu on okei. Vesi ei läinud pruuniks. Ma vaatan. Vesi on jumal ilus. Vesi on okei värvina. Kui suur kuumus taga ei ole, siis ei juhtu midagi. Sittagi taga juhtuna. Ma olen ka pannud klaasipildi peale. See on siuke valge pott, mis mul vanades videos on olnud. Ma siukse potti ma olen pannud peale. Aga mitte klaasipildil, vaid elektrikale. Aga ma olen siukse sama materjali või selle ümbrisega pannud klaasipildi peale. Või tuleb igavasti kõrssama. Ühes videos panin. Et see soe vesi, mis siin sees on, selle kallal me lõkkesse. Ja alles jäävad meil siis siuksed asjad siin, mis siin on. Batoonid ja seesamune purgid ja konservikad ja. Ma panen need asjad kokku tagasi. Paneme need siia. Pakime need ilusti, see kõik ilusti sisse ära. Kõik ilusti. Ja vaatame siis juba võib-olla järgmises videos. Sööme selle paki lõpuni. Et mul on plaan võib-olla ööbimamaks minna, siis söömegi selle paki lõpuni. No nii, et siit hämarast metsast nüüd lõpetamegi tänaseks. Et tegelikult ei ole nii hämar veel, aga mina näen veel normaalselt. Et lõpetame selles korraks siis selle video ära, et part 1 nii-öelda saab läbi, et tutvusime selle MRE-ga ja proovisime 1,2 ära. Et teised asjad proovime siis järgmine kord, kui me kuskil ööbima juba lähme. Ja siis ma võtan selle paki kindlasti kaasa. Aga okei, kerige tagasi metsa ja näeb juba järgmises.